Muuseumiöö 2025 aasta teema oli inspireeritud Eesti raamatu aastast, mistõttu olid mäluasutused eriprogrammide koostamisel lähtunud mõttest Öös on raamatut. Eestimaa südames Paides vedas muuseumiööd ajakeskus Wittgenstein. Muuseumiöö on siis Eesti muuseumites, vähemasti meil siin Paides, aasta tippsündmus, kus me teeme siis tõepoolest kaunil kevadõhtul uksed lahti ning kõik huvilised saavad tulla tutvuma selle pärandiga, mis siis Eestimaa mäluasutused pakuvad. Muuseumites on vahva eriprogramm ning tõepoolest on väga palju põnevat, mida avastada, mis loob meie ühise kultuuripärandi, millega saab tulla tutvuma sellel kaunil kevadööl. No tundub, et see on ka ülimalt populaarne vist, et rahvast ikka läbi aastate voorib ikka meeletult läbi. Ikka, et tõepoolest selline tunne, et muuseum on kõige populaarsem kultuuriasutus, mida külastada, kui mõelda muuseumiööd, sest tõepoolest külastajate puudust ei saa kurta, kõik tegevused on huviliste rohked ning ma usun, et Eesti muuseumid, kes täna oma uksed lahti tegid, kõik leiavad endale väga tänulikud inimesed tutvumaks, vaatamaks, uudistamaks ja avastamaks. Väätsal asuv vahva jalgrattamuuseum, mis ka oma 10. sünnipäeva tähistas, oli oma uksed külastajatele avanud ning muuseumi eestvedaja oli asunud DJ rolli. No meie seeaastane motto on Öö on raamatut, me võtsime raamatute alguse ette, kui te siia ette tuppa lähete, saate proovida ligi 100 aasta panusel kirjutusmasinal tippida ka. Ehk siis saate teada, kuidas raamatu algus nägi välja 100 aastat tagasi. Neid masinad on meil ka, nii et ütleme, igal muuseumiööl on väikene eripära, aga ütleme jah, plaadid on siuksed asjad, mida me tavapäraselt välja ei too, aga erisel puhul tuleb ju tuua, sest muuseumikogud ei saa olla rahva eest varjatud, muuseumikogud kogu oma rikkuses, see on ju kultuuripärand, mida tuleb tutvustada. Seda muusikat ei ole võimalik poest osta lihtsalt. Ja üks asi on mängida vanal vändaga grammofonil seda, teine asi on kaasaegsel helikandjal. Ütleme, meie tahame ehedust, siin on vana plaat, vana masina peal ja eks see asi näeb välja täpselt niimoodi nagu 90 ja rohkem aastat tagasi.